Ja tänase nii-öelda koolituspäeva lõpetuseks siis tuleb siia lavale Taavi. Ja Taavil on siis plaan väike vestlusring, et võtaks kokku selle päeva kogemused. Meie Taaviga käisime CICD seal töötoas ja tuleb tunnistada, et ei saanud pilti, et seal oli meist palju targemaid adminne, kes seda suutsid teha. Aga jaa, ma annan sõna Taavile, Taavi organiseerib edasi. Statement oli vale, mitte me ei saanud hakkama, vaid sul nüüd töövahendid arvutis. Et me nii-öelda siis see töö hakkas peale sellest, et me downloadisime puti kõigepealt. Aga teeme sellise nüüd natuke vabas vormis, sellise vestlusringi, konsolideerimise hirmud ja mured. Ma teen paar slaidi sissejuhatuseks, seejärel teeks sellise avatud mikrofoni, kus siis saate ise öelda oma mõtted, mured ja hirmud. Kui praegu siis riigipill kuulub seltsingule, kus on 6 liiget, siis alates 1. märtsist järgmine aasta hakkab riigipill kuuluma riigile. Sellega tulenevalt on kuuldud palju hirme, et mida siis see ikkagi kaasa toob, kas lisateenused jätkuvad, mis on suured muudatused, ei tea, mis üldse saab. Ja tegelikult on see hästi loomulik, sest et muudatus on selline asi, mis inimesi tavaliselt hirmutab. Olgu halb, aga peaasi, et ei tuleks muutust. Riigipill ei ole halb, ütlen ära. See oli tegelikult, nagu öeldakse, et abielust, et olgu abielu halb, aga lahutada ka ei taha. Aga selle ülevõtmisel siis kõigepealt tahaks öelda seda, et mis me oleme öelnud eesmärgiks, töötab. Et kui nüüd tuleb ülevõtmine, siis me oleme endale seadnud eesmärgid. Esimene eesmärk on see, et kõik kliendid peaksid tajuma minimaalset üleminekut. See on number 1. Oleme öelnud välja, et käideldavuse infoturve ei tohi kannatada. Ja lisateenused peavad jätkuma. Lisateenuste osas me oleme praegu siis partneritega rääkinud. Me teeme praegu hetkel siis eeltööd selleks, et juriidiliselt need saaksid ka jätkuda. Ja ma ei näe siin probleemi. Ja võib-olla, kui enne oli siin juttu, oli siin sillast ja sillal olemisest, et siis, kui need eesmärgid ei saa täidetud, eks ma siis olen seal silla all. Võib-olla peame kokku leppima, et kas ma silla alla pean minema paadiga, ujudes, või on selline väike madal jõgi, kuhu ma saan jalutada. Aga ma usun, et see on tehniline detail, sinna me veel jõuame. Mida me siis praegu hetkel oleme siis teinud aastal 2021? Septembris ja oktoobris hakkasime meeskonda komplekteerima, ikka selleks, et mingi meeskond peab ju selle üle võtma. Oktoobris-novembrides toimub erinevate protsesside kaardistus. Aasta lõpus teeme meeskonna koolituse, siin sai juba kokku lepitud, järgmine nädal tuleb uutele süsteemi adminidele koolitus, uued süsteemi adminid on ka siin istuvad. Ja aasta lõpus siis teeme ka tugilepingud, et kindlasti on teenuseid, ma olen alati öelnud, et uus riigipilve tiim ei ole super kangelaste tiim, me ei tee kõike ise, me ei suuda teha kõike ise ja me isegi ei proovi teha kõike ise. Me teame oma oskusi, me teame oma tugevusi, me teame, mis on riigipilv, me teame, milline ta olema peab ja vastavalt siis sellele me kaasame ka siis teisi. Kui nüüd tulla natukene selle rohkem siis ülevõtmise juurde, siis täpselt, mis siis järgmine aasta hakkab juhtuma, et kui see aasta on hästi lihtne, eks ju, teeme tugilepingud, koolitame meeskonna, palkame mehi, aga mis siis järgmine aasta hakkab? Ma olen selle ülevõtmise teinud siis 3 faasi ja 3 faasi on siis sellised, et jaanuaris on ülevõtmise esimene faas. Kas käsi on püsti, on küsimus? Hästi, osa teksti läks nüüd küll kaduma. Tere, tähendab küsimus siis selline, kas praegu olemasolevad tugilepingud automaatselt lõpevad 1. märtsiga? Tugilepingutega on siis, me oleme hankekohustused, juhul kui need lähevad lõhki või ületavad nii-öelda seda hanke piirmäärast, me peame minema hankesse. Et vastus on jah. See, mida me saame, selle me võtame üle, teised me ei saa, me teeme uued. Aga me ju teame, mis on need tugilepingud. Sest kui praegu nad on tehtud konsortsiumiga, siis nad uuele tulevad kliitile.
ja jaanuaris siis on esimene faas ja esimene faas oleks siis selline kuu, kus uus meeskond on komplekteeritud, ta töötab, aga frontline'is on veel vana meeskond. Ja jaanuaris siis optimiseerime ja vaatame üle siis erinevad siis protsessid ja tugilepingud. Nüüd liigume järgmisesse faasi, veebruarisse, siis me flipime frontline'i meeskonna ära. Uus meeskond hakkab olema frontline'is, vana meeskond annab talle tuge. Ja seda selleks, et 1. märtsil oleks see üleminek sujuvam. Et kui midagi veebruarikuus tuleb välja, et on mingid tugilepingud, mis on katmata, mingid protsessid, mis ei tööta hästi, mingid tegevused, mida me ei oska, et need tulevad kõik juba veebruaris välja. Ja teeme seda siis kõike selleks, et märtsis saame siis riigipilveteenused jätkusuutlikult üle võtta. Ja see oli selline sissejuhatus vestlusringi, et mida mina saan praegu teile kohe öelda. Nüüd selle vestlusringi poolt, kui me räägime see riigipilv 2.0-st, et siis me ei hakka seda tegema tühja koha pealt, me alati kõigepealt kaardistame ära, mis on riigipilve sead, mida tooksite esile. Kas siin saalis on keegi, kes tõstab käe, julgelt ütleb, voh, see on hästi tehtud. Martin tõstis käe. Meil just majas sees oli arutelu, et kas riigipilv on meie jaoks olnud siis edulugu või ei ole ja kas on hästi või ei ole, sest et minu arust üks hea näide on see, et tööelu infosüsteemil 2 aastat laivis, selle aja jooksul 2 tahtmatut katkestust, millest üks oli minu põhjustatud. Aga kui ma võtan ükskõik mis teise projekti, siis ma leian nende sama hulga katkestuse aja palju lühema aja peale. Et riigipilv on teinud väga hästi tööd, et meil on täna projekt, mis on olnud edukalt 2 aastast laivis ja väga minimaalsete katkestusteta. Aitäh! See väärib aplausi. Ütlen vahele, et see küsimustik liikus siin ennem, on toodud välja hea kasutajatugi. Nii et siin Riksile võib-olla, ma usun, et siin on ka teie roll. Kas rohkem häid asju ei olegi riigipilves? Jah, palun. Mikrofon. Me oleme riigipilvest 4 aastat ja sekundeerin Martinile, et selle aja jooksul on olnud vist 2 katkestust. Ja ma ei väsi ütlemas seda, et täna meie arendusmeeskond tarnib toodangusse 1, 2, 3 korda päevas. Me ei saaks seda teha ilma riigipilveta. Me lihtsalt seda ei saaks teha. Ehk siis kogu see arendusmeeskonna sõltumatus, arenduskiirus, kõik tuleb tänu riigipilvele. Kõik. Super, aitäh! Veel kasutajad siin vahepeal ütlesid ka, et näiteks, et mis on head, kesksed ja turvalised teenused. Kas siit saali pealt tuleb äkki veel midagi, mida me saame kaasa võtta? Pärast on nii nagu tüüpiline eestlane, saunas siis mõtleb, et tegelikult oleks võinud veel seda ja seda ja seda ja seda öelda. Ei tule vist rohkem. Mida veel öeldi? Öeldi, et suhteliselt ülevaatlik portaali vaade kliendile näiteks, mis on siis Valdur. Kliendi vaates paindlik. Siin paljud on võib-olla sellised abstraktsed ja raske mõista, eks ju, pole sellist konkreetsust võib-olla. Aga vaatame edasi, mida me veel küsisime. Mis võiks riigipilves olla paremini? See on nüüd see koht, mida me tahaksime arvestada siis riigipilve 2.0 loomisel. Ennem õhtut sööma ei lähe, kui 10 statementi ei tule. Jah, võib-olla kommentaare, mis võiks olla paremini. Minu arust paremini võiks olla skoobitud, mille eest vastutab riigipilv. Et see pidev arendus, et arusaamine, mida kliendid vajavad, on muidugi tore asi ja see viib edasi, aga mingi hetk tekib ka olukord, kus teenus on juba piisavalt suur ja tuleb hakata standardiseerima. Ja minu arust riigipilv on juba seal.
et päris kliendispetsiifilist lahendust enam pakkuda tulevikus ei tasu, pigem see tehnoloogia governance ja võib-olla üldse poliitikate juhtimine võiks olla paremini tehtud. Lauri seal mõnusalt rääkis sellest, et Google otsustas, et Pythoni enam ei kasuta. Noh, MKM homme otsustab, et Pythoni enam ei kasuta. MKM-i haldusalas keegi ei kuule. Et meil on vaja teha kindlaks, et tehnoloogilised otsused on kokku lepitud ja enforce itud. Ja kui riigipilv seda saab teha või riigipilve abiga saaks seda teha, oleks minu arust väga vinge. Võib-olla ma kommentaariks ütlen Laurile või selle jutule seda, et kindlasti iga otsuse taga on ka põhjendus. Et senikaua, kuni tehakse otsused ja enne seda on põhjendus ja kaalutletud põhjendus, siis Google võis otsustada, järg neil oli parem. Mulle meeldis näiteks Lauri jutus see koht, et ma ei taha kulutada aega ühe teenuse arendamisele, mis jookseb ühes masinas. Minu meelest see võtab väga hästi kokku kogu seda pilve temaatikat ja sinnapoole maailm liigub. Mis on veel ootused? Mis võiks olla paremini? Võib-olla alustame sellest, et tõstate käed üles need, kes kasutavad riigipilve ja siis need, kes ei kasuta. Ja siis me teeme nüüd paremale vasakule ja siis ainult need, kes on paremal, nemad saavad rääkida. Nii, 3 tükki kasutavad, 4 tükki kasutavad riigipilve, 5, 6, hakkab tulema 7. Mis võiks olla paremini? Ma vahepeal loen, mis võiks olla paremini. Näiteks on öeldud, et kasutajaliides vajaks UX inimese pilku. Mina lähtun nüüd natuke juriidilisest ja ärilisest vastasest, et väga õige aitäh, et juriidika võiks olla selgem, et kuidas ja mismoodi on minul võimalik andmekogusid seal käidelda. Et täna on segadus, järgmine aasta võiks olla selgus. Täna on segadus ja järgmine aasta on selgus, täpselt nii. On öeldud veel, et kasutajatele paremad juhendid, best practice on olnud, mis võiks olla paremini. Suurem hajutatus eri andmekeskuste vahel. Et onboardimise protsess on kohmakas, on öeldud, et see võiks olla parem. Et tegelikult siin nagu mõtted tuli. Kas siit saalist tõesti kedagi ei tule? Ei tule. Olgu, ma räägin ise. Aga lähme siis edasi. Millised on ootused riigipilvele? Me räägime siis tulevikuvaatest, me räägime seda, mis hakkaks, milline võiks olla riigipilv näiteks aasta-2 pärast. Ei tule. Ma loen, mida meile vastate. Põhiteenused võiks riigipilv suuta ise pakkuda. Olete nõus? Hästi loid, loogutus tuli sealt poolt. Ja partnerite teenuseid võiks vahendada, mida ise keeruline teha või puudub kompetents. Olete nõus? No, mina arvan küll, nii võiks olla. Objektsalvestust, ja see on mainitud. Mulle muidugi meeldib kõige rohkem, et millised on ootused riigipilve suhtes ja on vastatud, et saaks parim pilv Eestis. Minu meelest on see väga ilus ootus. Järgmine slaid on see, mida te kõik olete oodanud. Selle slaidi teeme nüüd ise. Meil on vestlusring ja seal oli konsolideerimise, hirmud ja mured. Millised on teie hirmud ja mured? Kas teil on hirme, kas teil on muresid? Praegu olen mina siin, saan vastata. Meil on olemas uued arhitektid siin samas saalis, saavad vastata. Või pärast on niimoodi, et me läheme laiali, eks ju, ja siis kusagil suitsu nurgas jälle, kuule Taavi, aga kuidas sellega jääb? Ja siis ma vastan talle ära, kõik on ilus, aga ma lähen auto juurde ja siis tuleb sama küsimus uuesti. Kuule Taavi, aga see küsimus oli veel. Noh, mul üks hirm on. Vaatasin sinu ülemineku graafikut, et 3 kuud. Mul on nagu tõsine hirm, et seda on liiga vähe.
3 kuud on siis selles suhtes, et tegelikult administraatorid alustasid siin eile tööd, et nii-öelda 3 kuud ei ole siis see, et mehed tulid platsi ja mehed hakkasid nii-öelda üle võtma, et sinna eelneb ikkagi siis koolitus, hands-on periood. Et selles suhtes, et kindlasti ega loomulikult palju kergem oleks üle võtta riigipilve, kui me teame, et meil on 3 aastat aega, et ei vaidle vastu. Aga ma usun, et ta on ka ilusti tehtav selle 3 kuuga. Et siin midagi nagu selles suhtes, et tegelikult meil antakse toimiv süsteem, me ei pea hakkama seda süsteemi looma, et see on hästi suur vahe. Et kui meil antakse selline poolvildakas süsteem ja siin kiidusõnad riigipilve suunas, me saame toimima süsteemi. Meil need, kes annavad üle selle riigipilve, nad on abivalmid, intelligentsed ja targad, nad teavad, mida nad annavad, nad teavad, kuidas seda anda. Mitte niimoodi, nagu siin asutustes on olnud, eks ju, et IT-osakond lahkub viimse kui meheni kohalt, järgmised mehed saavad pukki, paroole pole. Küsitakse parooli, öeldakse ei anna. Et seda meil ei ole ja see on hästi suur edumaa meile. Aga mingi plaan B on olemas ikka? Alati on plaan B. Alati on plaan B, aga me ikkagi läheme plaan A järgi. Et plaan B tuleb siis, kui plaan A on kummuli. Et kujutate ette, kui ma siin räägiks teile niimoodi, et meil on plaan A on selline, plaan B on too ja siis on meil plaan C. Jah. Võib-olla lisaks kommentaari, et ega OpenNode seltskond, väga tubli seltskond, et ma arvan, et jätkavad ju meiega edaspidi ka, et nemad ei ka kuskile. Et nemad on ju need, kes on tegelikult seda infrat OpenStacki pool ikka suures osas üleval hoidnud, et aitäh teile. Ja Lauri, meil tegelikult on täna väike selline brainstorming kokku lepitud siin sauna eesruumis. Kas on meil nii-öelda hirme? Valmar tõstis ka. Et siin söögilauas sai ka räägitud seda sama asja, et ma küsin siis siin suures saalis ka, et täna on see riigipilv finantseeritud nii-öelda nende konsortsiumi poole pealt, et kas riigi poolt on siis olemas garantii uuteks investeeringuteks järgmise 5 aasta jooksul ja mis mahus need võiks olla umbes? Ma mahte ei oska kommenteerida, aga riik on tema omanikuks ja sealt tuleb loomulikult ka garantii. Aga kui sa küsid mu käest arve, siis mul ei ole sulle neid hetkel öelda. Aga need on käinud läbi. Ma võib-olla tsiteerin oma vanatat sõpra, kes ütles, et ma raamatupidaja ei ole, mul arvud peas ei püsi. Mul ei ole sulle praegu nüüd kiiresti öelda. Võib-olla, kas siin tagapool istub tahab kommenteerida? Ergo ei saab. Ei, Allan küll, aga ma vaatasin praegu Ergo poole. Ega ma numbrid ka ei tahaks välja öelda, aga on jah, et RRF-i rahaveest on investeeringud ette nähtud ja samas ma mäletan Priidu ja Taavi jutuajamist, et riigipilv tahaks saada järgmises aastaks nulli, nii et siis peaks investeeringud tulema juba ise ehk siis tasuvaks. Et 2 poolt. No, tead, ühesõnaga Valmarile võib-olla veel selles mõttes, et ka nii palju, et kuna me seda riigipilv 2.0 hetkel veel seda visiooni koostame, loomulikult me ju hakkame sinna ka riistvara sisse ostma. Me kõigepealt teeme selle töö valmis, me liigume samm-sammult. Aga ma tahan öelda seda, et seda nüüd kartma ei pea, et see on nüüd 100 eurot või 150 eurot. Jah, me räägime ikkagi suurematest summadest. Ei kuulnud. Jah, ma ei ole kunagi kuulnud, et riik annaks ise endale garantiid. Krista, on niisuguseid asju? Ma võib-olla annaks ka siis korra mikrofoni Kristole, et riik ei oleks riigipilve välja ostnud, kui oleks plaan sellega midagi halba teha. Ma võib-olla võtaksin niimoodi kokku, aga... Jah, täiesti õige. Et see hirm, et kas riigipilv on või kaob nagu ära, et ma saan aru, et siin see hirm oli eelmisel aastal ja oli ka selle aasta nagu alguses.
et mingid asjad on nagu ebaselged ja keegi ei tea, mis nagu edasi nagu juhtuma hakkab, eks. Aga see, et tegelikult me oleme võtnud strateegilise otsuse riigipilv võtta ikkagi riigi kontrolli alla, see tähendab ikkagi seda, et riik tõstab oma commitment'i riigipilve osas, mitte ei vähenda seda. Sest vastupidine oleks palju lihtsam, laseme lihtsalt nagu see, mis seal on ja laseme sellel minna ja tegeleme nende valudega ja ongi kõik. See, mille pärast me tegelikult strateegiliselt seda liini ju edasi surume, on lihtsalt sellepärast, et riigipilv on tegelikult meie vaatest ennast tõestanud. Ja tegu on hea teenusega siin, mitte ainult toetudes nendele positiivsetele kommentaaridele, mis siin meie esineja vahepeal punastama panid. Et tegelikult see on see suund, kuhu me nagu liikuma peame ja üks kindlaid nagu selliseid alustalasid, mille peale riik oma taristut järgmise generatsiooni osas ehitab. See on ka meil tugevalt kirjas meie enda digiriigi arengukavas, vähemalt järgmiseks 10 aastaks. Jaa, ma ei küsiks hirmu koha peal, ma küsiks nagu, ma lugesin siin mingi aeg tagasi ajakirjandusest, et üks pilveteenuse pakkujaid plaanib vaadata ka Eesti poole, üks oli Asuur äkki või. Et kas RIT siis on mõelnud ka sellele, et võib-olla tõesti mõne suurema pilvetehnoloogia pakkujaga, Google'iga, Microsoftiga, Amazoniga rääkida ja et kas on mõeldav, et me jõuaksime sellesse punkti, et nende mingisugune andmekeskus oleks näiteks siin meil Tallinna lahes ära uputatud või sellisel kujul, et kas on sellised mõtteid käinud läbi? Meil käivad tegelikult töötoad Asuuri, Google'i ja AWS-iga. Kui nüüd Microsofti poolt rääkida, siis nii-öelda erasektori poole pealt, kui küsin, kas neil on plaanis andmekeskus Eestisse panna, siis nad ütlesid, et ei. Nad ütlesid, et nende jaoks on Poola ka liiga väike riik, et sinna andmekeskust ehitada. Ma sain aru, et vale küsimus oli. Kui me nüüd vaatame üldse seda riigipilve kontseptsiooni, siis oleks mõeldamatu, et me ei kaasa AWS-i, Google'it või Asuuri. Sest kui me riigipilve peab olema konkreetne koht. Ja kui me jääksime riigipilve asja, kusagil mujal aetakse Asuuri, Google'i, AWS-i asja, siis lõpuks me jõuame niisuguseks Soodoma Gomorrani. Ja keegi ei tea, kust maalt, mida ta tellima peab. Ja nende töögruppide tegelikult mõte on ju see, et kaardistada ära, millised teenused, millised andmed saavad olla siis avalikes pilvedes, alates millisest teenusest või millistest andmetest on riigipilv selleks partneriks. Ja need töötahk käivad, need käivad hoogsalt ja kogu, ütleme, kui me räägime ka sellest visioonist ja suurest, et siin küsida, et kas on mingid kui suured rahad, paneme kõigepealt selle visiooni paika, et me teame, kuhu me liigume ja kui me teame selle suuna, siis me oleme palju targemad. Me väldime sellega tulevikus selles, kohas meil on endal identiteedikriis. Et kui me ei tea, kus kohas on riigipilv kogu siis selles pilve ja avaliku sektori maastikul, siis niimoodi on edasi väga raske liikuda. Nüüd on see koht, kus ma saan alati öelda, et inimesed käivad kursustel, vaikuse minutid maksavad raha. Meil tuleb see iseenesest välja. Nii, tere. Et meil tegelikult on riigipilvega, kui me kunagi startisime sellega päris mitu aastat tagasi, ma olin selle kontseptsiooni kirjutamise juures, siis me planeerisime sinna niisuguse ühe asja nagu hübriidsuse. Ehk siis ta oleks nagu koht, mis hakkab vahendama sul või siis ütleme proxima teiste avalike pilvede teenuseid. Millal see meil roadmapis on, oleks niisugune ilus lihtne küsimus. Kas me mõtleme selle peale edasi? Teine nüanss on murekoht, et tegelikult tänase riigipilve ja ka minu meelest ka uue RIT-imaja üks murekoht on see, et me adresseerime suhteliselt tugevaid IT-maju. Aga mida me ei tee ja mis ei ole tegelikult täna veel jätkuvalt legaalne, on see, et näiteks KOV-id võiksid osta või võtta riigipilvest teenused ilma hanketa
kas me hakkame seda adresseerima või me räägime ikka, toome näitena seda, et me peame hakkama vallamaja, vallasekretäri jalgadaluseid masinaid nagu kuidagi ära päästma ja pilve viima, aga tegelikult ju me seaduse vaatenurgast või seadusandlikust vaatenurgast me ei tekitagi võimalust, et nad saaksid seda legaalselt kasutama hakata. Selleks, et tänased valdadest kliendid ju tegelikult suuresti istuvad riigipilves riigihanke piiri all ja üle nad ei saa ilma hanketa minna selleks, et siis niipea, kui nad üle selle jooksevad, siis nad peaksid hakkama, siis riigipilve hakkab konkureerima nagu avalikul turul teiste pilveteenuste pakkujatega. Et see on nagu see murekoht, mis tegelikult vajaks nagu adresseerimist, et see ei olnud kuidagi etteheide riigipilvel, selleks, et riigipilve on väga okei asi, aga see on nagu asi, millest me püüdlikult mööda vaatame, selle võiks ära lõpetada. Esiteks ma ei võtagi seda nagu isiklikult, eks ju, et isiklikult pigem võtab võib-olla Priit Kolla seda. Minu huvi on saada teada, mis on teie just hirmud, et võtta see teadmine kaasa tulevikku. Mis puudutab KOV-e, siis turuplatsi analüüs on siin lõpusirgel ja sealt oli siis nagu KOV-ide päästerõngas tegelikult paistis. Ehk siis nad ei peaks hakkama hankes osalema. Jah, see on probleem. Et KOV-e tahaks teha rohkem riigipilves, ütlen ausalt. Kui me selle osa saame lahendatud, siis ka sealt saame nii-öelda teise käigu sisse panna. Ja siin oli küsimus selle strateegia kohas ja hübriidi kohta, siis võib-olla see on juba väga selline tehniline küsimus, Lauri on nüüd ära eksinud. Kas sa tahaksid öelda oma enda nägemuse sealt? Küsimus oli seal meil hübriidide kohta. Riigipilv, hübriid, mode, cloud. Mis see küsimus on? Kas Tarmo Anga saab korrata? Küsimus oli selles, et kas Amazoni ja Suuri ja muude suurte pilvede teenuseid plaanitakse riigipilves tulevikus pakkuma hakata? Vahendama. Okei, niipidi ja hübriid siis selles suhtes. No mingites diskussioonides käis see läbi, et AWS-il on näiteks kioski variant, et nagu ütleme, riigipilv saaks nagu arve, aga siis vähemasti riigil oleks ülevaade sellest, kui KOV seal jooksutab mingit sodi. Et algatuseks oleks see juba väga hea edasiminek, sest praegu hetkel puudub täiesti ülevaade, palju AWS-is seda KOV-ide sodi jookseb. Ilmselt käib kellegi krediitkaardi kauguduse, mis ei ole nagu mõistlik, ja siis teine aspekt selle juures on see, et me saaks ilmselt soodsama pakkumise sealt küsida nende jaoks ka. Jah. Ma võib-olla siis räägin sellest visioonist, kuna eksisime selle visiooni ära, et kujutage ette sellist marketplace'i, kus kohas saab siis otsustada ise, et kas ma võtan selle teenuse riigipilvest või AWS-ist näiteks. Toome AWS-i praegu näite. Ja ta ütleb, et otsustab võtta AWS-ist. Ta teab, et tal on seal S0 andmed, ta kinnitab seda seal turuplatsi lehel, et jah, mul on need S0 andmed, ma võtan selle ära. Aasta ajaga läheb mööda ja seesamane marketplace turuplats küsib uuesti, kas sa oled kindel või kas endiselt on sul S0 andmed seal. Seda siis eeldusel, näiteks mudeli puhul, see on lihtsalt visioon, et ütleme, et siis S0 andmed võivad olla sul avalikus pilves, S1 ja S2 riigipilves. Ma olen alati rääkinud sellist klassikalist näidet suitsuanduri lehest. Tehakse suitsuanduri leht, seal ei ole isikuandmeid, seal ei ole mitte mingisugust konfidentsiaalsust, mitte midagi, täitsa blank veebleht. Nüüd, ja pannakse siis näiteks avaliku pilve üles. Mõne aasta pärast on sinna sisse istutatud sellised mõnusad munad. Leiti, et on palju lihtsam, et sinna samase suitsuanduri lehele teeme sinna hoopis mingisuguse auditeerimisele, kus inspektor käib ja auditeerib ja sinna tulevad siis konfidentsiaalsed andmed sisse. Nüüd tegelikult see võib-olla enam ei tohiks olla avalikus pilves, ta peaks minema riigipilve. Ja nüüd see samane selline turuplatsi siis, või marketplace küsibki üle, kas seal endiselt on sul need S0 andmed. Ja kui nüüd vastus on ei ole, siis oleks, et samane, kui me räägime nüüd siis hübriidmoodist, siis peaks olema need andmed ka kergesti teisaldatavad riigipilve üle. Ja see nüüd taakub selle Lauri jutuga, kui ta rääkis, et need asjad, need teenused, mida me pakume, need peaksid olema ikkagi standardkujul. Me ei saa joosta teisele poole, kuhu jooksevad siis teised pilvepakkujad.
et tahtsin lihtsalt kommentaariks öelda, see liikuvuse aspekt, et palju elektri hind tõusis praegu viimase poole aastaga, oli 0,12 senti, nüüd on 0,21. Et noh, see on täpselt see koht, kus võib-olla, kui meil oleks võimalus hästi kergesti rakendusi liigutada, siis ongi, et paneme sinna, kus kokkuvõttes see total cost of ownership on madalam, kui see on nagu võimalik näiteks. No. Jah, aga siis ongi nagu need samad mis iganes 2.3, 1.2.3, mis on need eriliigilised, et siis nende puhul oleks kitsendatud, et neid sa ei saa sinna AWS-i toppida, sellepärast et pole korrektne. Aga siin on veel omaette arutelu see, et kuidas need asutused kategoriseerivad oma andmeid, et mulle tundub, mis on nagu päris läbiv probleem on see, et kõik panevad omale need sildid külge, et AK-s meil on sellised andmed, neid ei tohi sinna panna, aga tegelikkuses sisu ei pruugi vastata üldse sellele. Et võib-olla siin on see mõõde, et need asutused peaksid ise vaatama nüüd üle, kuidas nad neid andmeid sildistavad nagu. No ma kommenteeriks ka võib-olla lühidalt seda hübriidsuse teemat, et siin nagu kõlas väide, nagu sellest oleks püüdlikult mööda vaadatud, siis pigem mina väidan, et me oleme püüdlikult üritanud leida mõnda klienti, kellel seda vaja oleks. Et kellel oleks vaja, et vahendataks mõnda suure pilveteenust riigipilves ja me ei ole leidnud seda ausalt. Et kui on mingi regulatsioon või mingi vajadus, siis on seda mõtet teha, et selles mõttes Taavi alustab suht puhtalt lehelt, eks ole, ja ma ütlen sulle ühe võib-olla siis siin sellise soovituse, et see on hästi tähtis asi, ma alguses kavasin sellest mööda, aga tasub kuulata neid soove, mida soovib klient endale. Kui mingi klient soovib midagi kellelegi teisele, eks ole, näiteks mõni siin saalis istuja, kes on mingi suure IT-maja esindaja, soovib midagi KOV-idele, siis kindlasti tasub uurida tegelikult, mida KOV-id endale soovivad, sest suured IT-majad ei osta KOV-idele midagi. KOV-id ostavad ise endale asju. Suur IT-maja, näiteks Riia ostab endale, et mida Riial vaja on, et sellest on võib-olla mõistlik teiega rääkida, mida on KOV-idel vaja, sellest on mõistlik KOV-idega rääkida. Ja no see vajaduse põhisus on oluline, teine võimalus seda reguleerida on tõesti mingi regulatsiooniga, et väänatakse käsi, makstakse kinni, noh, mingi sellised meetodid, eks ole, aga neid ei ole Eestis harrastatud. Ma saan aru, et Kristol oli ka siin tegelikult soov. Jaa, et ma riigipilve arhitektina võib-olla klaariks natukene või seletaks seda tehnilist tausta selle hübriidpilve osas, et tegelikult see on algusest peale olnud tehnilises roadmapis. Ja nagu Priit ütles, ei ole jõutud konkreetse vajaduseni, ei ole jõutud konkreetse kokkuleppeni, mida teha, aga ma võin öelda, et 4 aastat meil on olnud see proof of concept demodena olemas integratsioonid nii Azure'iga kui DigitalOceaniga näiteks. Et see tehniliselt, see ei ole nagu tehniline probleem tegelikult. Siis hankekohustusest pilve kasutamisel, sellest oli püüdlik möödavaatamine. Esimene oli küsimus, et kas me liigume selles suunas. Ära sega 2 asja omavahel ära. Ja Andresele lisaks on see, et me tegelikult tegime väikse pokiga nii-öelda privaatpilve ja riigipilve kokkupaneku osas, nüüd juba vist äkki 1,5 aastat tagasi Riia ja riigipilvega. Töötab küll, saab. Väga hea arutelu, väga head küsimused. Ma mainin ka seda, et üks asi, mis algseid mõtteid on meil tegelikult selle kogu konsolideeritud asutuse kontekstis olnud, on see, et see ei ole lihtsalt nagu koht, kus on mingisugune andmekeskusid ja server ja lihtsalt targad inimesed. Selle eesmärk on olnud see, et ta on ka nii-öelda riigi serveri ja baastaristu kompetentsikeskus, mis tähendab seda, et kui teie ei tea, kuhu te peaksite mingi rakenduse panema või teie haldusalal tekib vajadus mingisugust teenust nagu ehitada ja te ei oska nagu öelda, mis on teie jaoks kõige mõistlikum lahendus, siis te lähete riigipilve või siis selle tegelikult RIT-i siis juurde ja küsite nendelt, siis nemad oskavad teie vajaduse hinnata ja teile välja pakkuda parima lahenduse. Ja võib-olla tõesti nad ütlevadki, et minge selle KVS-i, eks. Võib-olla ongi 5 aasta pärast meil tegelikult ka taristu ja platvorm nii-öelda nagu börsiturul, nagu elekter või gaas praegu. Tõenäoliselt veel mitte, aga mõelda ju võib, et tegelikult see on ju hästi standardteenus, mida te tahate. Mina tahan computing power'it lihtsalt kuskilt saada, mingit aadressit, ma tahan, et minu veeb on nagu üleval.
et täiesti võimalik on, et see pikas perspektiivis küll võib-olla mitte 10 aasta jooksul, aga võib-olla 20 aasta jooksul on täiesti nagu tehtav. Aga eesmärk oleks nagu see, et RIT on siis see kompetentsikeskus, kes ütleb teile kõige mõistlikuma lahenduse, ütleb nii KOV-ile kui ka ütleb siis haldusaladele. Ja see ongi nagu selle asja nagu väärtus, nagu ma olen alati öelnud, on see, et ise ei tasuks nagu ehitada ju seda, mida sa ise kõige paremini ei tea. Küsi siis nende käest, kes meil täna on riigis nagu tekitatud selleks, et nemad teavad. Jah, ma kommenteeriks, et seal tegelikult väärtus on olemas. Ja ma olen nõus, seal on väärtus olemas ja väärtus on see, et selle asemel, et kasutada 5 erinevat API-t, on sul üks standardiseeritud API, mis tõlgib siis seda erinevatesse hübriidlahendustesse. Mina näen, nagu see oleks nagu see, kust võiks tekkida see hübriidi vajadus. Aga järgmine küsimus oli sealt. Ja, et riigipilv versus avalikud pilved versus need eraettevõtjad, kes täna siin Eestis pakuvad, et riigipilvel on suhteliselt fikseeritud hind täna ressurssidel. Et mis juhtub nende hindadega 1. märtsil ja mis juhtub aasta pärast 2023? Me võtame riigipilve üle siisina, ehk nende hindadega ei juhtu mitte midagi. Et kui nüüd ma eeldan, et küsimus oli mõeldud sinna, et kas hinnad tõusevad. Sest võib-olla juhtub, kukuvad hoopis alla. Aga me võtame need siisina üle riigipilve. Ehk siis me tahame seda oma staatust kood hoida, need hinnad peaksid jääma samaks. Või mõtlen, need hinnad jäävad samaks. Kui küsida, mis on 2 aasta pärast, 3 aasta pärast, vaadates elektri hinda, mismoodi see praegu boostib üles, siis ma siinkohas ei julge küll midagi öelda. Et kui ma küsisin ka Microsofti käest, et Asuuri hinnad, kas nüüd hakkavad minema kallimaks, et andmekeskuste, kui vaatame seda energiamaksumust, mis seal taga on, siis vastus oli poliitkorrektne. Tellige fikseeritud pakk. No, aga see kindlasti ei olnud vastus, aga vastus oli küsimus, et hinnad jäävad samaks. Jah, elektri osas me õnneks Riks kevadel sõlmis 2-aastase lepingu. Nii et selles mõttes siin on palju ka andmekeskuse kliente, siis 2 aastat. 2 aastat, kui 2 aasta pärast see elektri hind on 4-kordne, siis saab... Poolteist siis, kevadel sõlmisite, eks? No kevadel sõlmine. See võiks olla Riksi lisateenus. See akut laadima meie juurde, see, millega su kodu see praeahi töötab. Kas saab osta siis nii-öelda riigipilvest teenuseid näiteks 5-aastase fikseeritud hinnaga? Oota, ma vabandust ei kuulnud. 5-aastase fikseeritud hinnaga ressurssidele? Me saame seda mõelda. See on nüüd see sisend, mida ma tegelikult ootan teilt, et mis on see ootus. Et kui te arvate, et mul on kõik vastused, ei, pigem on see niisugune nagu korje, ma tahaks kuulda, mida te tahate ja ma võtan need teadmised kaasa. Ei, meil on 2 minutit veel, vaikuse minut, 2 minutit, vaikuse minut. Arvad, jah? 2 minutit, nii et kiired näpud, käed, muidu ma lõpetan siin lõpusõnadega, aga ajakava järgi meil tegelikult ei ole muidu 2 minutit, nii et selles suhtes on vist kõik hästi, aga ikkagi tuleb üks küsimus sellest, jah, palun. Mul ei ole küsimus, mul on nagu selline ühesõnaga. Praegu on kogu jutt olnud sellest, see viimane see, et vahet ei ole, kus me seda asja ostame. Minu meelest tuleks rõhutada just seda, et see riigipilv peaks olema see koht, kus on see know-how, et üks ministeerium teeb midagi, teine teeb midagi, kolmas teeb midagi, kõik teevad oma mõrve otsas ja nii edasi, et seesama see Lauri jutt, see nägemus, see visioon, et tellidki need konteinerid ja paned seal käima need asjad, mis sul saavad seal olla, et see just seesama need õlletoad ja mis iganes asjad, et see peaks olema, ühesõnaga, et see on nagu see, et tekib see põhi, et sa peaksid tahtma sinna minna, sa saad aru, et sa ei pea tegelema selle adminimise jamaga, see apteketti tegema ja kõik see, et teenusena, mina ei ole veel täna kasutanud, ma olen uues ametis lihtsalt, et paarimees on kasutanud, kirub ja vannub mingite asjade peale, asjad tegelikult töötavad,
mingid asjad on niimoodi, et võib-olla keegi kuskilt teab ja oskab, see oli see slaid, et mis oli nagu pahasti, et või tähendab, mis oli hästi, et helpdesk vastas kiiresti, meil vastati nüüd 2 nädala jooksul 3 case'i väga kiiresti, resolved ja siis tuli mingisugune vastus, aga vastus ei sisaldanud nagu lahendust. Et noh, lihtsalt väga kiiresti resolved, aga seal oli mingi keerulisem tehnilisem nüanss, eks ole, noh, võib-olla läkski taha tuppa kuhugi lahendamisele, kas ta läks või ei läinud, et see meetrika oli jumala hästi paigas, aga ja siis tegivad, noh, see ongi see, et keegi võib-olla kusagilt teab ja võib-olla me küsime valesti, et selline info liikumine, see, et kõik hakkaksid tegema asju ühtemoodi, et see osa on see, mida oleks nagu kõige rohkem vaja. Juhul, kui jäi selline vale arusaam, et ma arvan niimoodi, et vahet ei ole, kuhu te panete. Ei. Ma arvan, et riigipilv peab saama ikkagi eelistatuimaks pilveteenuse pakkujaks Eestis riigiasutustele. Aga see vabadus peab olema ju olemas. Ja kui see vabadus on olemas, millise sa võtad, siis pead olema kindlad reeglid, mille alusel siis see vabadus on. Et päris nii see ei ole, et nüüd iga asutus hakkab panema oma infosüsteemi AWS-i Google'isse. Ei, no seda ilmselt ei tehtagi, et AWS-i või Google'isse, et pigem... Mis asi on vabadus? Ma võib-olla defineeriks selle vabaduse ära. Vabadus on tunnetatud paratamatus. Et mina kusjuures arvan, et kui riigiasutused hakkaks massiliselt panema oma süsteemi AWS-i ja Google'isse, et see oleks super. Pigem ma nagu siin... Kas, ma nüüd ei mäleta, kes joonistas selle trepi, sina, eks ole, oma ettekandes hommikul, kus kasvatatakse seda oma infrat selle asemel, et dünaamiliselt suurendada ja vähendada. Et ma nagu näen seda hoopis, et neid infraid, mis nagu pärmi peal kasvavad, et neid on neil riigis palju, suured IT-majad ja väiksed IT-majad ja et meil on nüüd... Jah, meil on tulemas ka uus riigi IT-juht, et võib-olla tema käekiri on kuidagi nagu saab näha, mis siis, kes see on või mida ta tegema hakkab, eks ole. Üks huvitav asi, mis võib-olla minu kommentaar, et positiivsete külgede pealt ei toodud esile seda, et on projektidest selgem hinna ülevaade. Ma saan aru, et see on tehnilised inimesed ja teid võib-olla see infrahind üldse ei huvitagi, aga see mind ennast küll nagu, minu arvates on küll suur väärtus, et on olemas projekt, ma tean, mis see maksab, eks ole, mis on selle infrakulu reaalselt nagu projekti kaupa, ma iga päev kas ei vaadata, palju see maksab. Ja teine asi siis muidugi hankekohustus, et seda ka nagu, et nagu pole mingid fanaatikud, kellele meeldib hankeid teha, nagu, et see respektiga, et need kaks väärtust nagu ei tulnud pilti. Aga mul on veel üks viimane lõpuküsimus selles suhtes, et kas riigipilvel on olemas ka mingi lagi selles suhtes, et meil on siin, räägitakse igasugustest toredatest riigiteenustest, aga näiteks kui Maa-amet koliks kõik oma aerofotod seal mitusada terabaiti või petabaiti, palju neid nad on seal, on ju, koliks nüüd riigipilve, siis millal tuleks nagu teil piir ette? Ehk siis Maa-ametil on olemas see ressurss, aga riigipilvel ei ole. Pilve mõte ju ikkagi ongi selles, et ta piisub dünaamiliselt vastavalt vajadusele. Et küsimus, kus see lagi on, ma arvan, et see lagi on olemas, aga see on ikkagi väga kaugel, väga-väga kaugel. Et lihtsalt igasuguste ressurssidega, et võtame kas või mingisuguse, ma ei tea, fiibri läbilaskus, et sellel on ka nagu mingi hetk nagu piirid ees, on ju, et ma saan aru küll, alati saab nagu uusi datacentreid ehitada ja kõike muud, aga... See on planeerimise küsimus, ma pigem ütleks niimoodi. Et kui tuleb selline lagi ette, siis on halvasti planeeritud. Praegu me oleme seisus, kus kasv kiirendab pilvetööd, et selles mõttes suuremad ressursid võimaldavad dünaamilisemat jaotust, et me oleme selles faasis seda, et see hakkaks tulema lagi, et me peaks oma backbone'i läbilaselt hakkama suurendama, jällegi head jutud võib-olla, mida siin olemasolevate arhitektidega rääkida, aga seda hetkel ei ole näha. Hetkel. Aga juhul, kui nüüd keegi ei julgenud öelda, et võib-olla mõtles, et nii karmid sõnad mulle, et siis ma olen siin olemas, tulge öelge.
Martin kohe ütleb sulle midagi. Jaa, Jaa. mul on veel üks mõte, et kui me räägime, et see 5 aastat tagasi hakkas pihta, kus Tarmo räägib, et oli juba see hübriidmõtted olid kõik pildi peal, tehnoloogiliselt ei ole takistusi, on ju. Ma tea, palju meil siin tarkvaraarhitekte on, et kui palju meil on siin täna lahenduse arhitekte, kes julgevad tõsta käe ja ütelda, et nad saavad enda ühte projekti osade kaupa jooksutada ühte osa AWS-is ja teist osa riigipilves. Et kui paljudel on meil täna loodud üleüldse see võimekus ja kui palju oleme me ise olnud selle suuna peal tarkvaraarhitektidena, et me looksime neid võimekusi, et me suudaksime hübriidpilve toetada. Ma julgen väita, et kui me ka võtame täna Eesti riigi kõige kriitilisema, kõige kõrgema turbeastmega andmekogu, siis see kogu andmekogu ei ole sellise tasemega, mida ma peaksin riigipilves jooksutama, vaid ma olen kindel, et me leiaksime sealt osise, mida me võime jooksutada ka AWS-is. Aga kas see tarkvaraarhitektuur võimaldab seda? Väikene mõttetere lõppu. Jah, ei, ma arvan ka, et ühtegi Aitäh. kätt ei tõusnud. Jah. ma arvan, et see oli niisugune ilus mõte lõpetamiseks minu poolt. Ja, nii et sellest ma palun siis väike aplaus Taavile.